Uus Tallinna linnavõim on nüüd täpselt 1 aasta valitsenud. Meile lubati euroopalikku ja läbipaistvat juhtimist. Aga seda koalitsiooni ja seda nende juhtimist kirjeldab väga hästi just valminud veebileht, mille nimetus on kobarkäkk.ee. Igaüks saab sellele lehele minna ja vaadata, mille kõigega on see linnavalitsus suutnud hakkama saada. Esiteks, linnapea valimised. 3 korda hääletati, märgistati sedeleid, kuni tuli vajalik tulemus. Lubati bürokraatiat vähendada, aga abilinnapäid on rohkem kui kunagi varem. Lubati nõukogud depolitiseerida, aga seal on hoopis veel rohkem poliitikuid kui kunagi varem. Rääkimata sellest, et nõukogudesse on pandud inimesed, kes on korruptsiooni kahtlusega seotud. Näiteks Tallinna linnatranspordi nõukogusse pandi Taavi Aas. Ma tuletan meelde, kui Taavi Aas oli kunagi sellesama nõukogu esimees, pidi ta sellelt kohalt lahkuma, kuna tema ajal pandi seal toime suures ulatuses varuseid. Või siis teine inimene, Tõnis Mölder, kes on samuti praegu korruptsiooni kahtluse all. Aga tänu nendele inimestele, tänu nendele häältele, see koalitsioon täna püsib. Nii et seetõttu enam korruptsioon ja kõik need probleemid ei tundu olulised selle koalitsiooni jaoks. Või selgitage mulle näiteks seda, mida teeb regionaalministri Hendrik Terrase abikaasa Tallinna haigla nõukogus. Kuidas on võimalik see, et erakoolile, kus käivad linnapea Ossinovski ja abilinnapea Madle Lippuse lapsed, osteti eraldi hoone. Erakoolile osteti hoone linna maksumaksja raha eest. Või siis see, kus Mupos ühe olulise sotsiaaldemokraadi lähisugulasele, kes oli Mupos katse ajal, talle maksti lahkumishüvitist pea 7000 euro eest. Ta oli lihtsalt katse ajal. Ja võrdluseks ametnikud, kes on aastaid seal töötanud ja siis mingil põhjusel uuele linnavõimule ei sobi, kui nemad lahti lastakse, heal juhul makstakse 1 kuupalga hüvitist. Eraldi veel ka sellisest läbipaistvast ja demokraatlikust linna juhtimisest. Opositsiooni eelnõud isegi ei jõua volikogu saali ja päevakorda. Lihtsalt neid ei lasta isegi avalikult arutada. Täna tuli ka reformierakondlasest volikogu esimehe sõnum. Opositsioon tajugu oma kohta. See on sõnum ka inimestele. Eraldi teema ongi tegelikult kogu see suhtumine inimestesse, nende toimetulekusse. Kui Toompea koalitsioon tegi kõik võimalikku, et pensionäride elu raskemaks teha, see esimese asjana, mida tegi Tallinna linnavõim, kaotas pensionäride abipakid ära, mis olid mõeldud absoluutses vaesuses elavatele pensionäridele. Need inimesed pole ju selle linnavõimu jaoks olemas, täpselt nagu ka Toompeal. Mida on üldse inimeste jaoks tehtud? Lubati koristada lund igalt poolt, kõik kõnniteed lubati puhtaks teha. Siis sellest lubadusest loobuti ja kui lumi sadas maha, siis üldse ei saadud lumekoristusega hakkama. EMO-s oli kusjuures see aasta rekordarv inimesi selle sama linnavõimu saamatuse pärast. See, mis meil toimus tänavatel. Seoses linlaste vigastamisega tuletan meelde ka pisimopeedide teema. Kui see aasta otsa ka ei tehtud mitte midagi ja täna meil lapsed ja jalakäijad saavad viga. Eraldi veel need Paldiski maantee jalgrattatee, mis alguses ehitati valmis ja siis öeldi, et võtame ära. Ja kõik see maksumaksja raha kulutamine. Ja täna Tallinna valitsuse erakonnad saavad aru, et kohalikel valimistel ei ole võimalik 3 korda hääletada või nii kaua, kuni tuleb sobiv tulemus. Ja nüüd otsitakse kõik võimalikke meetodeid valimiste mõjutamiseks, sest juba teatakse, mis saab olema valija hinnang. Ja otsustati panna kinni pooled valimisjaoskonnad. Ja üllatus, ajakirjandus tegi ka uuringu selles osas, võeti ära, pannakse kinni just need valimisjaoskonnad, kus oli Keskerakonna toetus kõrgem, alles jäetakse need, kus on kõrgem sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 toetus. Ja siis eraldi tuuakse välja põhjenduse, et võetakse ära valimisjaoskonnad, kuna inimesed tahavad e-hääletada. Aga see ei ole tõsi. 58% käis valimisjaoskondades hääletamas viimastel valimistel. Ja teiseks on see vabade valimiste põhimõtte riivamine. Vabad valimised tähendavad, et valija saab hääletada ilma surveta, ilma takistuseta ja ta saab
see tähendab ka seda, et ta saab valida, kas ta hääletab paberil või ta hääletab elektrooniliselt. Ja täna survestatakse inimesi e-valima. Ja muidugi selles osas ma pöördun ka õiguskantsleri poole. Aga inimesed näevad kõike seda, inimesed näevad seda suhtumist ja vaatamata kõigele sellele inimesed tulevad veel rohkem välja ja hääletavad Keskerakonna poolt oktoobris. Aitäh! Aitäh!